hästi palju juba võtsite kokku palju neid küsimusi. Nagu publik juba sai aru, minul on täna ka see roll, et seda paneeli modereerima, et võtta natuke seda enda mütsi raakjana ja proovin pressida välja Danilt ja Lemmitil mõned nippid ja soovitused. Et minul jäi praegusel hetkel kõige rohkem kõlama see, mis sa just ütlesid, Lemmit. Et see, et ühes vabatahtlikust ei piisa, et kui rohkem seda muretum, siis nad hakkavad oma vahel juba ennast välja koolitama. Aga kas sul on mõni soovitus, kuidas võtta seda esimest? Kust teda leida? Ja tegelikult see soovitus käis mul jutust läbi ka juba, et vaadake läbi Euroopa Liidu noorsootööprogrammid, täpsemalt siis Euroopa Solidaarsuskorpus, et mille kaudu te saate endale pikaajalise, usutavasti ka motiveeritud vabatahtliku, kellesse te võite nagu julgelt oma aega investeerida, ta jääb teile kuni 12 kuuks, eks ju. Ja kui midagi väga valesti ei lähe, tema on just see, kes hakkab järgmise vabatahtliku tõmbama teie organisatsiooni, kes hakkab neid elementaarsel tasemel välja koolitama, ta on siin noogutab kõrval. Ma ütleks, et see on nagu see koht, kust võiks julgelt alustada. Aga kui minu asutus ei ole selleks valmis, kuidas seda meeskonna, kes võtab endale seda uue inimese, kes on võib-olla täitsa mujalt maailmast. Ta ei ole Eestiga kokkupuude, võib-olla ta on siin elanud mõned nädalad. Mis on teie kogemused mõlemalt? Minu puhul tegelikult jällegi, et võrreldes välismaa ja Eesti vabatahtlikega väga palju vahet ei olegi. Et see on lihtsalt enda organisatsiooni suhtumine, et nüüd ma hakkan vabatahtlikke kaasama või ei hakka. Ja see võtab kõik aega, see võtab tööd, aga et välismaalaste puhul jah, sa võib-olla natukene rohkem selgitad, aga väga suurt vahet ei ole. Et see juba pigem see vahet olemas sellest, et mis teemale täpselt sa seda vabatahtlikku otsid ja sellest sisust, mitte lihtsalt vabatahtliku taustast niivõrd. Mina võtaks sõnasabast kinni ja ütleks, et see üks asi, mis minu jaoks oli kõige keerulisem või raskem, oli töökeel. Kui sa mõtled, et sa võtad välismaalt vabatahtlikku, kui tegemist ei ole suure organisatsiooniga ja kui palju meil on suuri kultuuriorganisatsioone üldse, eks ju, siis on seal suhteliselt lame hierarhia ja see tähendab seda, et kõik peavad olema samas infoväljas. Järelikult see infoväli peab olema inglisekeelne, siin nagu muid variante ei ole. Et muidu hakkab keegi telefoni mängima ja see on nagu mõttetu. Et kas te olete valmis oma organisatsiooniga viima oma töökeele osaliselt inglise keele peale üle? Ma sain ka aru, et võrreldes eelmise paneeliga, kus tegu oli pigem sellise ühe korra, üks on mingi sündmus, võib-olla on mingi vabatahtlike baas, aga põhimõtteliselt see tegevus on, ütleme, ühepäevane või 2 nädalane. Ma tean, et teie puhul need vabatahtlikud on kaasatud pikemaks perioodiks hästi sageli. Kas te näete mingi erinevus sellest, kuidas kaasada vabatahtlikku ühe konkreetse ürituse puhul või ühe aastakaupa või mingi pikema perioodi jooksul? Ma ise ütleks, et kõige suurem erinevus on see, et minu perspektiivist jällegi kui meil on püsivabatahtlik ja ma tean, et ta tahab tulla ja me tahame, et ta oleks püsivabatahtlik pikaajaliselt, siis mul on lihtsalt rohkem motivatsiooni sinna panustada, kui ma tean, et ta jääb meiega pikemaks. Et see on, ja see võtab jällegi rohkem ressurssi ka, aga jällegi, et lihtsalt motivatsiooni on rohkem ja sa pead kindlasti tegema sellise pikaajalisema plaani temaga, aga jah, et see minu puhul see kogemus ei ole olnud see, et see on tingimata raskem siis. Kas motivatsioon selle pikema perioodi puhul hakkab mängima ka rolli? Et näed, et võib-olla alguses sellise kirglik inimene, kes tuleb ja ütleb, ma tahan kõike teha, aga sa näed, et mõne nädala või mõne kuu pärast tegelikult ta hakkab vaikselt vajuma. Kuidas selle ohtu kuidagi leevendada või teha mõned sammud ette, et selline asi ei juhtu? Kuna see juba pikema plaan on tehtud, et tegevus ei jää seisma. Kas on mingi kogemus sellise käitumisega?
Ma oma kogemusest oskan öelda, et meil põhimõtteliselt ongi nagu 2 kategooriat vabatahtlik, et ühed tulevad mingisuguse projektiga, rahastusega, et see on nagu niivõrd administratiivselt koormav asi, et keegi nagu lihtsalt ei hakka üle laskma, et seal võivad tekkida mingid nagu fundamentaalsed vastuolud, et inimene jooksebki omadega hommikusse ja projekt on vaja katkestada, aga see on nagu juba natukene teine tase. Ja teine on siis see, need vabatahtlikud, kes käivad nagu mingid väikseid tööampsusid tegemas, eks ju. Ja nende puhul on minu kogemus ütleb seda, et esimesel vestlusel vabatahtlikuga tõmbad oma entusiasm kohe maha, sest nad tulevad ja üks küsimus loomulikult on see, et mis sa arvad, et palju sa nagu näiteks nädalas või kuus keskmiselt soovid panustada meie organisatsiooni. Ja sealt tuleb ikka niisugune, ma mõtlesin mingisugune 20 tundi nädalas. Vabandust, et sa käid nagu koolis ja sul on nagu elu ja sa tahad nagu põhimõtteliselt tulla poole kohaga siia vabatahtlikuks, et siis ma ütlen, et okei, teeks nagu 2 tundi nädalas algatuseks, et vaatame, mis välja tuleb. Et sa pead nagu ise nende entusiasmi tegelikult natukene jahutama, et muidu nad lubavad ennast lõhki ja siis pärast neil on endal pisut Kas teil on sama kogemus Tartu rahvusvahelises majas? Sisuliselt küll, jah, et jällegi see pettumus ja motivatsiooni vaibumine väga tihti tuleb just liiga kõrgetest eeldustest ja kui seda alguses paika panna need eeldused ja raamistiku, siis ei ole seda ärakukkumist. Et siis lihtsalt ise pead vaatama, et sul alati oleks aega jätkuvalt pikaajaliselt mitte tema motivatsiooni ära rikkuda. Kuidas sa või igaüks, kuidas te endale leidate seda motivatsiooni mitte rikkuda seda vabatahtlikku motivatsiooni? Mina olen meeletult halb motiveerija. Ma olen täpselt see eestlane, kes ütleb, et see käib kah. Aga kui vabatahtlik nagu ära ei lähe selle meeletu motivatsiooni laksu peale, mida ma suudan talle anda, et siis hakkad sa nagu selle vabatahtlikuga rohkem nagu suhtlema ka sellistel igapäevastel asjadel, et sa saad teada, mida ta koolis teeb või kus ta on mingisugused esinemised, seminarid, asjad on, lähed võib-olla, osaled nagu tema elus ka natukene, et sa pead oma hinge panema sinna, aga igaühele, kes uksest sisse tuleb, sa ei saa kohe nagu oma südant lubada selles mõttes. Aga päeva lõpus, nagu siin on jälle öeldud, et kogukonna tunne on see, miks need vabatahtlikud põhiliselt tulevad. Sina oled osa sellest kogukonnast ja sa ei saa seda teha Excelis ainult. Et Vespremist kolleeg ütles väga õigesti, et sul peab olema see Excel, aga sellega sa teda ei motiveeri. Sa motiveerid teda oma isikuga. Kas sul on sama tunne, et tegelikult see sinu sisemine motivatsioon tuleb nende inimestelt? Või sul on mingi teine viis, kuidas ennast motiveerida? Mina ei oska ka Exceliga motiveerida. Et ikka jah, et minu enda motivatsioon on lihtsalt selles, et see on lihtsalt ägedam ja huvitavam, nagu ma ütlesin, vabatahtlike ja välismaa vabatahtlike tuleb nii palju rohkem huvitavaid ideid, mõtteid, et mul endal on parem oma tööd teha. Et läbi selle mina hoian oma motivatsiooni. Ma ütleks siia juurde veel oma lemmik siukse mõtte, et kui te olete kuulnud sõna perifeeria ja kujutad ette, et see on kuskil kaugel mingisugune asi, siis meie oleme Euroopa perifeeria. Me oleme selles suuruskategoorias vist kõige idapoolsem Euroopa Liidu linn, eks ju. Et nagu see täiesti kolgas. Ja ainus asi, mis mind isiklikult Tartus nagu elus hoiab, on see just nimelt, et siia tuleb nii palju põnevaid inimesi ülikooli ja sa saad nendega kokku ja nad toovad sulle seda metropoli hõngu siia natukene kohale. Jah, see oli üks ka minu kuskil 100 küsimus siin, mis ma lootsin, et ei tule esile. Et kui ma esimene kord tulin enne Tartusse, ma sain šokki. Ja päris ausalt öeldes ma esimene poole aasta jooksul vihkasin Eestit ja Tartut. Lihtsalt sellepärast, et ma tulin Prantsusmaalt, olen enamus elu elanud Prahas, kus on umbes sama palju elanikke nagu terves Eestis. Ja ma tulin Tartusse juulikuus, millal ma nüüd sain aru, et Tartu on tühi loogiliselt, sest eestlased on kuskil metsas ja välismaalased pole veel saabunudki. Ja ma mõtlesin, et mis viga ma olen teinud, et olen kolinud mingi väikse mõttetu külla peale ja mis ma siin siis aasta aega teen. Et mis on teie viis, kuidas teie vabatahtlikel, kellel võib-olla on kuskil salaja südames nurkas sama tunne, nagu kunagi mul oli, et neile seda ägeda
Tartu ja üleüldse Eesti kultuuri ja konteksti tutvuda ja panna neid seda armastama, nagu me kõik armastamegi. Kas on üldse seda vaja tegelikult? Ikka oleks tore, kui inimene ei oleks depressioonis ja ei arvaks, et kõik eestlased on metsas. Ma arvan, et oleks ikka vaja, aga jah, et kõik eestlased ka ei ole metsas ja see vabatahtlikkus minu silmis ongi üks hea väljund üldse, mida ma natukene puudutasin ka laiemalt integratsioonile, et leida üles selle vabatahtlik. See inimene välismaale, tal on mingi huvi, tal on mingi kirg, millega tegeleda ja ollagi see organisatsioon, kui sa juba oled see organisatsioon, kes annab talle selle väljundi, selle võimaluse sellega tegeleda, juba see teeb seda elu palju paremaks, tal on mingi eesmärk siin, isegi kui kõik teised on metsas, tema saab ikkagi millegagi tegeleda vabatahtlikuna, et juba see aitab. Mina oma sissejuhatuses nagu viitasin selle, ma tegelikult seal metsas veedan päris palju aega, eks ju, laigulises. Kas sa oled kunagi enda vabatahtlikke metsa viinud? Jaa, ikka. Ta on mitte küll püssiga. Kas need tuli tagasi? Niisugune RMK metsaannides käimine käib ju ka nagu, et sood ja vaatetoonid. Aga mis mina tahtsin vastuseks öelda, et aga meie olemegi see lahe koht, kuhu Tartus nagu tulla ja rahvusvaheline maja on ka see lahe koht, et meie muudame Tartu lahedaks. Teie ka muidugi. Meie kõik. Et see on tegelikult, see oli omal ajal nagu täiesti probleem, kui ülikooli oli rumal komme kõik välistudengid panna Raatuse ühikasse ja siis nad nagu moodustasid seal oma väikse Rasmuse mulli ja nii oligi. Mõned üksikud suutsid ennast välja murda ja need siis vaatasid suurte silmaga, vau, päris maalased on ka siin. Mul on viimane küsimus ja siin ma tahaks teie enda isiklik kogemus või midagi, mis te olete võib-olla ühest või mõnedest inimestest, kes on vabatahtlikud olnud või kes on praegu, mis tegelikult muutsid teie elu, kas mingi mõtteviis või viis, kuidas teha asju teistmoodi või võib-olla uus kirk mingi riiki vastu. See on väga lai mänguplats, aga kas te suudate välja mõelda ühe asja, see esimene, mis hüppab peale? Või kas üldse saite midagi tagasi enda elus nendest inimestest? Töö sai tehtud. Aga tegelikult veel mulle endal on palju selliseid kogemusi, kui mu enda vabatahtlikuga seotult just isiklikult on see, et ma läksin vabatahtlikuks ja sisuliselt kõik tööd, mis ma kunagi olen teinud, olen ma ainult läbi oma vabatahtliku kogemuse saanud. Ja just see tunne, et anda teistele inimestele ka seda võimalust. Et see on nagu hästi, hästi tähtis mulle just isiklikult. Kuidas sul Lemmit? Ma ei oska tõesti midagi ühte asja välja tuua, et viimased 10 aastat on kogu mu töö ja eraelu ja nii läbi põimunud nende vabatahtlikega, kes on sellest kõigest osa olnud, et seda kogemust ja seda elu, mis ma 10 aastat olen elanud, ma ei oleks ilma nende inimesteta saanud elada, et väga vägivaldne oleks sealt nagu ühte näidet välja kiskuda. Et ei ole mingi uus maitse või mitte midagi nagu sai ja ma saan igapäevaselt palju paremat toitu, kui ma enne sain. Kuna kõik vabatahtlikud tänulikult toovad mingeid rahvustoite asju. Ma olen kilosi ka saanud, aga head toitu. Väga praktiline, igapäevane. Aga sellega aitäh, Dan, aitäh, Lemmit. Siin on olnud veel rohkem küsimusi ja võib-olla meie vestluse ja selle aja jooksul on tekkinud teisi, et võime jätkata arutlema pärast järgmist paneeli. Aitäh!